Küllap on vananemise põhjuste vastu huvi tundnud kõik. Sellele küsimusele vastust otsima ajendab meid nii uudishimu kui ka lootus, et saadud teadmised võimaldavad vananemisprotsessi pidurdada. Paljud teooriad viitavad sellele, et inimesest tiksub niinimetatud bioloogiline kell. On põhjust arvata, et imetajatel on mingi organ, rakutüüp või rakkudevaheline molekul, mis aja jooksul kaotab oma tegutsemisvõime, muutes ka kõiki teisi organeid ja rakke. Ometi pole tõendeid selle kohta, kus see organ asub ja kuidas ta kõigi teiste kehapiirkondade tegevust ikkagi juhib. Selleks, et vananemise olemust mõista, tuleb täpsemalt uurida, mis toimub meie rakkudes. Inimene sisaldab miljardeid rakke ja nende toimimisest sõltub kõik see, mida me suudame süüa, liikuda, mõelda ja nii edasi. Juba tükk aega tagasi on täheldatud, et rakkudel on oma kindel eluiga ehk võimalik maksimaalne pooldumiste arv. Inimese embrüonaalseid rakke kultuuris kasvatades poolduvad need umbes 50 korda. Seejärel pooldumine peatub ja rakud surevad. 40-aastasel inimesel on samad rakud võimelised poolduma 40 korda ja 80-aastasel vaid 30 korda. Organismi vananedes toimub rakkudes rida muutusi. Valgud muutuvad üha modifitseeritumaks ning DNA-s toimuvad muutused ehk mutatsioonid. Pidevalt väheneb rakkude vastupanuvõime stressile, näiteks temperatuuri kõikumistele, kemikaalidele, kiirgusele ja nii suureneb rakkude suremise tõenäosus. Selliste muutuste ühine põhjus on tegelikult raku koosseisus olevate makromolekulide kahjustumine, nii superoksiidide kui ka teiste vabade radikaalidega, mis tekivad raku enda ainevahetuse käigus. Rakk on varustatud mehhanismiga, mis peab selliste mõjude vastu võitlema, hävitades vabu radikaale, parandades kahjustatud makromolekule, kuid niisugune raku kaitsemehhanism ei saa iial olla täiuslik. Seetõttu hakkavad mitmesugused muutused aja jooksul kogunema. Nende muutuste hulk kasvab teatud hetkel nii kriitiliseks ja põhjustab raku hävimise. Tervislik eluviis on üks võimalus lükata vananemisega kaasnevaid ebameeldivaid nähtusi aastakümneid edasi ja muuta elu nautimine võimalikuks ka vanas eas. Elagem tervislikult, siis on ka meie vanaduspõlv täisväärtuslik.